päevakord on sellisena ees, kas kellegi on ettepanekuid, küsimusi? Ei ole? Üks küsimus on, et haridus, kas valda ei või keegi esindama minema sinna haridusläbirääkimist? Hetkel meil volitus selliselt ei vaja, ma räägin oma informatsiooni juures, miks me selle täna teeme, sest eile esimene kohtumine oli ja sealt see sisendile tuli. Et jah, me oleks muidu pannud oma päeva. Keegi tark rääkis televiisoris, et peab volikogu saatma kedagi. Jah, siis valla... Tule päevakorda. Kõik on selge, siis märtsis, aga ma räägin oma punkti. Nii. Aga lähen päevakorra kinnitamise juurde, kes on selle poolt, et kinnitada päevakord sellise, nagu ta meil ees on. Palun käega märk anda. Kõik on poolt, päevakord kinnitatud. Päevakorra esimene punkt, vallavanema informatsioonid, palun. Tere, head volikogu liikmed. Muidu, kus ma nüüd seisan hetkel. Näeksid ekraani ja mind ja ma natuke näeksin, mida ma teile näitan. Et 20. veebruar, kes mäletab, et siis olen ametis olnud täpselt aasta ja juba seda aastat on lennates läinud see 2 kuud täiesti uskumatuks. Räägin jälle elanike arvust ja nüüd saame juba võrdluseks võtta siis jaanuarikuu. Vähenemine -12 ja sünde on siis jaanuaris võrreldes jaanuarikuus on siis 5 sündi ja kui te vaatate nüüd siin nende arvude juures seda sinist tulpa ehk meeste arvu, kui meil jaanuaris oli 3802 meest, siis täna meil on 3811. Et see meeste osakaal suureneb päris jõudsalt. See väikene -12 on meil tänu rändele, surmasid oli jaanuaris 9, aga ma ei hakka neid siia panema, sest keegi kunagi ütleb mulle, et ei taha näha neid siin. Aga rände osas on siis meil see muutus ja miinus, aga just see meeste osakaal aastaid tagasi, kui ma mäletan, mina veel valda tulin, siis oli naiste osakaal suurem. Ajalool ja see võib-olla oskavad öelda, et mis ajal hakkab meeste osakaal rahvastikus suurenema ja poistlaste sünnid suurenema. Väga et väikese vähenemisega nii, 2023 eelarve numbrid on meil nüüd koos. See tähendab, et kui ma eelmine kord jaanuaris käisin, siis kõiki kulusid ei olnud veel tehtud ja kõiki tulusid ei olnud tekkepõhiselt meile teatavaks tehtud, et küsiti ka eile minu käest, et kuidas siis Märjamaa valla maksutulud laekusid, arvestades riigi tulusid, siis riigi tulud ei tulnud täis seda, mida loodeti. Siin on küll ikka keer. Tabel näitab, et on täis 100%. Ei, meil saigi täis. Ta rääks riigist. Et meil on ilusti 100% täis ja 0,42 ka ülelaekumine ja ülelaekumise osa on siis füüsilisest isikust tulumaksul see 34 072 eurot ja maamaksu jäi siis 200 euro võrra meil alla, et siis kokku meie täitmise jääk või ülelaekumine on miinusmärgiga, siin on see 33 000 kogu põhitegevuse tulude osa, et siin on lisandunud siis need, mis lisaeelarvete vahel tulevad riigi poolt erinevad eraldused, mida aasta lõpus siis oli ka hulgalised. Et 2023 maksutulude mõttes oli meile hea aasta. Kuulame. Eelarves oli see siis, et meil on nüüd siis see 33 880 on siis tulude osas, mida me saame siis nüüd järgmise lisaeelarvega volikogule ettepaneku teha siis kas kulude katteks või uuteks kuludeks. Ja kulude osas oli siis protsent meil 97,64, et see, mis puudutab toetuste jääke, see ei olegi võib-olla oluline, aga pigem see, et meil majanduskulusid kõikide vallaasutuste peale ja jääki siis 193 000. Siin kõik see ei saa laiali jagada täna, siin osad on need, mis on jäänud tegevused tegemata, aga üleviidavate jääkide osas ja personalikulude jääki jäi siis 101. Siin ei ole nüüd sees
neid, mis annab riik meile õpetajate palkadega, see on siis ülejäänud teiste personalide jääk. Et sellised numbrid mul siin täna teile esitada on. Ja eelarve täitmise seis, ma võin tuua seda ka tänast seisu, aga nagu te näete, siis tulude osas meil kassapõhiselt on ütleme nii, et võrreldes siis 2023. aastaga mõni protsent ülelaekumist, põhimõtteliselt sama tulu siis üksikisiku tulumaksu osas, aga nagu te teate, siis pensionite tulumaks hakkab tulema veebruarist alles. Et seda meil täna siin jaanuaris ei ole ja kassapõhise osas on see 100%, aga tekkepõhine selgub meil 25. veebruaril, et see tulumaksu osa 100% on meil täislaetunud võrreldes eelmise aastaga, nüüd see tõusu osa siis selgub sellest 25. veebruarist, aga võime kohe öelda, et meie maksutulude laekumine kindlasti on langustrendis täna. Et sellist aastat nagu 2023 või 2024 ei tule ja kui me näeme, et siin esimeste poolaastaga, et meil need tulud sellised ei laekunud, kui me planeerisime, siis me peame hakkama oma kulusid ümber vaatama just majanduse osas. Ja see siis näitab seda täna, et see tulude osa on ainult see, mis meil kassapõhine täna on ja kulud jaanuarikuus on aastast aastasse, esimene pool aasta siis majanduskuludega, küttekuludega on protsent suurem kui need tulusid. Aga see on täiesti tavaline. Tänase seisuga ehitused, meil on vallamaja tualettruumide remont hetkel pooleli, käib foksumist ja tolmutamist ja teine lepingus olev objekt on meil Metsanurga tänava rekonstrueerimisega seotud siis sadeveebasseini rekonstrueerimine, et seal on nii ehitaja kui omaniku järelevalve peal. Ja hangetest on siis tänase seisuga üleval meil Sillaotsa talumuuseumi näitusi kuni laiendamise projekteerimine, mis oli tegelikult eelmise aasta investeeringute kavas ja tuli üle. Ja eelmise nädala me kinnitasime ka siis vastavalt vastu võetud vallaeelarvele hankeplaani, et peaks olema nüüd ka kodulehel kohe üleval see hankeplaan. Ja hankeplaan on siis vastavalt arengukava ja eelarvele, et kui te näete, et täna on seal võib-olla investeeringuid, mida me juba oleme rääkinud, et võib-olla need ei saagi 2024. aastal tehtud, sest meil ei ole sinna toetusrahasid veel peal või isegi ei ole avanenud mõned meetmed, üks on meie jäätmejaam, millel on suur summa planeeritud, siis siin investeeringute kava muutmisega me tuleme kindlasti enne suvepuhkusi välja, sest selleks ajaks on meil täna juba teada, et kas me selleks aastaks neid laenusummasid vajame või mitte, et me ei hakkaks neid laene lihtsalt endale peale võtma, ilma et me neid sellel aastal ära kasutuks. Ja teine hange on ettevalmistamine meil siis suvehoolduse vaid investeeringute hange, mis on siis homme me teeme komisjoni algatamisele hanke, mis puudutab siis valla teede remonti. Ja ettevalmistamisel on veel hulgaliselt hanked. Nii, tuleme selle haridusleppe, mis on nüüd moodsa nimega haridusleppe, see, millest kõik räägivad, läbirääkimised käivad. Panin siia üles ka esimese kohtumise eel, siis saadeti kõikidele osapooli on siis kõik need kohalikud omavalitsusüksused, mida meil kokku on täna siis 79, kusjuures 15 linna, 64 valda, kõik täiesti eriilmelised, arvestades siin paiknemist Eesti suhtes ja kõik siis erinevad ühendused, ametiühingud, haridustöötajate liit ja siis haridusministeerium, kes siis meid on ühe lauaarade kokku kutsunud. Ja teemad siis võtsin välja siin planeeritud, täna on 4 kohtumist, siis 3 kohtumist enne, mis peaksid lõppema siis maikuuga. Et esimene kohtumine oli siis eile Tartus haridusministeeriumis, kus olid siis kõik need osapooled, 100 inimest seal kohal, et sellised läbirääkimise vorm siis pigem on see, et Haridus-Teadusministeerium paneb seinale oma põhimõtted, oma niimoodi mõtted, aga ja siis oma valitsused saavad küsida või siis avaldada oma arvamust.
mis puudutab nendesse volitustesse, siis jah, PGS on see, kus on kollektiivlepingu sõlmimise volitust peaks, kui näiteks vallavanemana mina või haridusnõunik seal meid esindab nii-öelda mingi konkreetse ettepanekuga, siis saab selle volituse anda volikogu. Täna on sellele kollektiivlepingule lisandunud veel teised teemad, mis on siis, eile oli siis seal karjäärimudel, koolivõrk, kaasav haridus, siis rahastusmudel üldiselt, kuidas hakkaks olema. Et see, et me saaks sellistele teemale volitust, siis täna on antud Linnade Valdade Liidu poolt, kes on tegelikult väga ütleme nii, et ma ei ole varem näinud Linnade Valdade Liidu poolt sellist kaasamist, kes kaasab kohaliku omavalitsuse või ka sellist julget ja asjalikku lähenemist haridusministeeriumi poole, et on need kõik küsimused meie eest kokku pannud, et ikkagi ootaks sellelt Haridus- ja Teadusministeeriumi konkreetset sisendit, milleks me selle volituse siit teie käest saame, et volitate küll meid sinna läbirääkimistega, mis sõna me siis sinna kaasa võtame. Et see volituse teema tuleb siis, kui on juba mingisugune leppe siin laual ja teie olete ka selle leppega tuttav ja siis saab seda volitust anda, et jah, me täna kogu aeg ootasime, et kas me paneme päevakorda volituse või pane, et me ootame ära selle eilse kohtumise ja eilselt sealt tuli sõnum, et selle volitusega selles mõttes kiiret ei ole. Lõppkokkuvõttes oli see ka veel, et haridus- ja teadusministrilt küsiti ka, et kas sul on nagu volitus valitsuse poolt antud teatud neid ja neid siis sõnumeid seal välja anda, et ega temal ka sellist volitust. Küsimus oli mul pigem rohkem selles suunatud, et kas on mõistlik et iga omavalitsus käib ise seal kohal. Võib-olla on mõistlik maakondlikult keegi esindaja saata, sest et ega iga vald ei jõua enda asjadest ise seista. No üks on see, aga teine, et sa oled selles samas uudiste ruumis, et kõik kohalikud omavalitsused, meil ei ole ka täna Raplamaa Omavalitsuste Liidu näol, kui nad on MTÜ, siis meie ei saa teda nagu enda eest ka volitada. Et siis me peaks valdade 4 valla seest kellegi volitama, et kas on nüüd Märjamaa haridusnõunik, Kohila haridusnõunik, et meid on täna siin 4, et ma arvan, et meile endale on vajalik, et me ise seal oleksime selles, et need on 3 kohtumist, kes seal kohal käib ja me saame selle kohtumise eel tuli 25 leheküljeline nii-öelda Haridus-Teadusministeeriumi materjal. Me teeme ühe selle pilveruumi, kuhu ja hariduskomisjon saab ka need materjalid, et me leppisime kokku, et te oleksite samas nagu infoväljas ka ja koolijuhtidega leppisin ka täna kokku, et koolijuhid saavad ka sealt võtta. Et kindlasti, mis Helen rõhutas või meie haridusnõunik, et ärge minge emotsioonides, et seal võib tulla, et hingake ennem, kui te seda lugema hakkate või olge rahulikud, et jah, see karjäärimudel ei näidanud seda, et sealt kuskilt midagi võib-olla uut oleks ja rahastuse koha pealt ei ole loota, et nüüd sinna sellesse kogu tänasesse süsteemi raha juurde tuleb, pigem see raha jaotatakse siin sees ümber, et üks sõnum oli see, et algaja õpetaja või siis kellel ei ole veel kvalifikatsiooni ei saa seda miinimumi, vaid see on 0,8 või 80% sellest tänasest palgast. Et teine küsimus, et kuidas siis koolijuht meelitab enda kooli noori õpetajaid, kes võib-olla õpivad või et kui tal ei ole seda foonit. Aga see, ma ei tea, kas Andres sai tema küsimusele vastuse, et nii kui seda volitus kui meil on märtsiks teada, võib-olla alles aprillis seda volitust, aga me sooviksime saada seda volituse teksti, mis see volitus siis on, sest täna on räägitud nüüd nii-öelda haridusleppest, mis on siis meie kõikide osapoolte, näiteks oli 86 allkirja peaks sinna alla minema kokkuleppe ja teine on nüüd see kollektiivlepingu teema, mis puudutab siis õpetajate palga sidumist siis teatud aastat. Ja põhiliselt ongi siis õpetajate karjäärimudel seal, siis see palgaosa, rahastusmudel, seal toodi välja ka seda, mida siis haridusministeerium on nüüd avastanud või siis välja võtnud, et miks Eesti kulutab oma alusharidusse ja esimesse kooliastmesse rohkem vahendeid kui näiteks Soome, eks. Ja siis see põhikooli, et kas peaks hakkama ka neid diferentseerima, et
või siis gümnaasiumiaste. See, mis puudutab sellesse eelmise nädala ERR-i uudistesse, mis enne hariduskomisjonist niimoodi plahvatas enne hariduskomisjoni, et ministeeriumil on plaan siis gümnaasiumit juba ritta panna, keda hakatakse siis siin sulgema vähemalt sellise tekstiga. Et selle kohta eile haridusminister ütles, et ta väga vabandab, et selline, see ei olnud niimoodi mõeldud, et see peaks välja minna, kuna omavalitsused ei olnud sellest absoluutselt teadlikud ja ma palun ka teile, et kui te kas sotsiaalmeedias või kuskil mingi artikkel tuleb, ärge jagage, et need pealkirjad elavad muidu oma elu, et täna ei ole mitte ühtegi sisendit selle jaoks, et Märjamäe gümnaasium hakkaks ära kaduma. Ja teist see, et nii nagu mina siis omavalitsuse poolt, et täna on meil arengukavades meie gümnaasiumi säilimine on meie üks prioriteet, et meil oleks gümnaasium, pigem me peame võimestama siin oma spordikeskusega, kui te teate, kui me hakkasime ehitama, mis oli see spordikeshoone ehituse üks alustala, et meil on gümnaasium, mis siis saab tänu sellele spordihoonele võimekamaks. Nüüd me rääkisime ja vaatasime muusikakunstikooli ruume, kas see oleks ka üks võti, et jah, ma palun teid ka, et ärge niimoodi jagage niisuguseid lendlehti, et jah, me võib-olla mõtlete, et teeme head, aga tegelikult kui inimesed tihtipeale ei süvene, nad lihtsalt loevad seda pealkirja, et nagu Raplamaa sõnumid, mis Märjamäe gümnaasium on juba suletud, eks ju. Et nagu kahetsusväärne, et meedia teeb meie ees sihukest tööd ja või siis oleme meedia. Nii, ja no, millal siis nii-öelda need teemad lukku lähevad, mis aastast hakkab see mõjutama meie siis eelarvet sellisel kujul, nagu seal kokku lepitakse, seda täna mitte keegi ei tea. Pigem on küsimus see, mis täna on, meil on õpetajate palgafondist on meil puudu 31 000, mis on valitsus lubanud, aga ühtegi valitsusakti ei ole selle kohta. Vähemalt 29. veebruaril pidi see nüüd siis minema esimesse lisaeelarvesse ja teine on see, mis lubati siis õpetajate palgafondi tõusu siis 17 €. Seda me ka täna näinud ei ole, et kuskil see mingi õigusaktiga ka kinnitatud oleks, sest need küsimused, et tehke need kõigepealt korda, et me saaks nagu selle aastaga minema, et siis saaks need teiste teemadel võib-olla tähelepanu rääkida. Et on teil küsimusi, ma oskan võib-olla, Helen käis meil eile selles haridusleppe selle kohtumisel. Mul on küsimus, et oota, kuna Raplamaa sõnumid ikkagi saatsid sellise pealkirjaga teksti, siis mina palun Märjamäe vallale, et ta teeks vabanduskirja. Põhjenduse, miks ta seda tegi, miks ta laimas meie Märjamäe gümnaasiumi? Et ma tean, et mina andsin Raplamaa sõnumitele kirjalikult küsimustele vastuse ja vastasin ausalt, et meil ei olnud seda infot ja seda stsenaariumit lauale ei ole üldse plaaninudki võtta ja ei hakkagi võtma, mis tähendab siis, et gümnaasiumiosad ei ole, et seal olid juba sellised küsimused, et etteruttavalt, et ma ütlen ausalt, et ma ei ole seda tervikteksti näinud, sest see on raha eest lugemiseks meedias seal selles internetis, et homme, kui leht ilmub, et ma saan selle teksti ja ma saan selle kirjalikult sellele siis ajakirjanikult ka vastata. Aga me teame, et me oleme ennem ka siin ajakirjandusega, et ajakirjandused müüb negatiivne. Et seda meile õpetatakse koolis ja kui sul konflikti pealkirjas ei ole, siis nagu sa kukud kohe sinna alla. Kalle Soos. Oli jutt, et 31 000 on puudu õpetajate palga tõusuks. Ei, mitte tõusuks. See, mis on see veel see 1803, sealt on üks osa täna meil on vastu võetud ju, et ka lasteõpetajate magistrikraadiga lasteõpetajate palk tõuseb, et kas me volikogu peab nüüd uuesti selle teema tagasi tulema, tõstma ka lasteõpetajate palga järele? Kui see riigi poolt tuleb see nüüd õigusakt, et see 17 € selleks miinimumpalga tõusuks on mingi dokumendiga kinnitatud, siis me saame sellega ka volikogu ette tulla. Täna on Rahandusministeeriumi ja Haridusministeeriumi öelnud, et kui me seda järgi ei vii, siis seda 120 000, mida me täna oleks meilt ära võetud, kui me seda ei teinud, seda ära ei võeta. Nüüd on see meie otsustada, me ei ole neid arvutusi selliselt teinud, et mis see meie sellele eelarvele, kui palju see siis juurde vajab. Et hetkel me seda teha ei saa ennem, kui on riigi poolt tulnud, et see tõstetakse sinna maale, siis me väljume sellega hariduskomisjoni, et kas meil on soov see täna järgi aidata ka selles osas või me täna tõmbame natukene sealt tagasi.
Ja riik maksab juurde natuke. Riik ei maksa üldse midagi juurde, riik annab ikka selle 120 lasteaiaõpetajate osas ta juurde ei anna. See on meile vastus öeldud. Kuskilt käis läbi, et 4 miljonit on terve Eesti peale siis see summa, mis peaks lasteaiaõpetajatele, et riik võiks selle kompenseerida. Nad ei leidnud seda 2 miljonit. Et jah, et kui see teadmine meil tuleb, et see Vabariigi valitsuse poolt meile eraldatakse ja meil on näha, et see raha on juba kuskil paberi peal, siis me saame sellega tegeleda. Nii, siis natukene, mis on eelmise aasta kokkuvõtted. Meie kodulehel on niisugune huvitav Raplamaa turvalisuse nõukogu poolt kokku pandud Rapla maakonna turvalisuse ülevaade, et numbrid jälle räägivad enda eest, et väga palju oli õnnetussurmasid ja tööõnnetusi, aga õnneks ühtegi tööõnnetust meil nagu surmaga ei lõppenud. Meie vald oli siis ainukene mõrd siin maakonnas ja muid. Ja natuke ilusaid asju ka, et teenuse on meil siin parim naabrivalvesektor, kes on ära toodud ja mõned muud asjad veel. Aga seda, kes sooviks lugeda, siis meie kodulehel on see üleval. Ja siis eile ma kuulsin, et paljud volikogu liikmed ei ole käinud oma postkastides. Et teile on kõigile saadetud koju kirjaga kutse 23. veebruaril kell 6 Märjamaa valla rahvamajja pidulikule kontsertaktusele, mis on pühendatud Eesti Vabariik 106. aastapäeval, et olge head, kui te ei ole veel leidnud oma postkastist seda kutset, siis vaadake oma postkastid üle ja olete kõik sinna oodatud. Kait on mingi kriminaalne. Ja peale, seekord on siis selliselt, et peale siis aktusele on ka kõik inimesed oodatud, mitte ainult kutsega. Ja peale aktust toimub siis ka tantsuõhtu, mis on kõikidele avatud ja teisel korrusel liigaleris siis on väikene tervitusjook ja kook siis kõikidele. Ühel volikogu liikmel oli kutse. Täna käisin järgi Postimajas. Loodan, et te olete osalemas, et olete kõik sinna oodatud. Meie volikogu esimehega ootame teist. Ja mida veel siis Eesti Vabariik 106. aastapäeva puhul meile pakub, et 24. veebruaril hommikul kell 10 Märjamaa kirikus, nagu traditsiooniks, kõigepealt Vabariigi aastale pühendatud palvus ja asetame pärjad siis koos Kaitseliiduga meie kiriku väravmonumendile ja kohe järgselt kell 11 on siis Vigala kiriku torni juures samamoodi iseseisvuspäeva palvus ja samamoodi pärjade asetamine siis selle piirkonna kaitseliitlastega, et sinna võite ka kõik ilusti tulla, et need on alati sellised toredad hingelt soojad ettevõtmised. Ja see ei ole veel kõik. Pühapäev hommikul 10.30 ootab siis Märjamaa valla rahvamajas teid kõigepealt hommikukohvi ja pisikene amps ja siis läheme kinosaali ja hakkame siis arutlema juba siis 19. koduloo konverentsil ja selle aasta teemaks on siis Eesti NSV aegadest Märjamaa ja siis spordielu, kus ka siit teie seast on ettekandjad, kes siis kinosaalis on ja see pealelõunasel ajal see lõpeb, et sellised sündmused siis Eesti Vabariigi 106. sünnipäevale pühendatud meile, et olete oodatud ja hulgaliselt on ka siis meie teistes piirkondades Varbolas on 22. iseseisvuspäeva kontsert, et jälgige reklaame ja osalege palun, et kui meie seal osaleme, siis ja 23. veel lisaks siis enne suurt pidu kella 2 kella 4:30 on siis spordihoones ka siis valdade spordielu arenguseminar, et kui kellelgi on mingid ideid, kuidas maakonna spordiliit korraldab seda maakonnas seda spordielu edasi viia ja mingeid uusi ideid ja asju ja sellele kaasa rääkida, siis sinna ka kõik oodatud. Nii, ja selle pidulikkude asjadega ma lõpetan ja ma tahaksin küsida ühe asja kohta. Juhuslikult sain teada, et 25. kuupäeval on Kirikumõisas sealsel jutlusel meie vanad tuttavad Vihantist. Mu küsimus on, et kas
Vihanti ja see kant, see vald ikkagi on meil sõprusvald veel või ei? Jah, Vihanti ühines Raahe linnaga ja meil on nagu sõprusvallana Raahe linn, aga Vihanti on siis meie kogudusel sõprusena ja meie sõprus jätkub. Ja, et sa ütlesid, ma ei teadnudki. Ja ma sain ka juhuslikult teada, et 25. oleks tore, kui kokku saame seal nende vanade tuttavatega ja siis ma mõtlesin, et kas... Ma ei tea, kas nad siis 24. on ka juba olemas siin või ei ole. Ei ole veel. Mul on niisugust, lugesin vallavalitsuse protokolli ja sealt tuli 2 asja. Üks asi, et rollil on mingi koostöö või ühisprojekt igieeluse nimega, et ma ei saanudki aru, et kas sa 2 sõna räägid sellest, et see toob meile kunagi ju mingit kohustust. Ta toob meile väikse kohustuse, aga tegelikult see kohustus on meil juba olemas täna, et EITS-i projekt, see on siis interneti turvalisuse Villu, võib-olla sa seal ütled selle täpsema nimetuse, et mis on omavalitsustel kohustus. Eesti infoturbesüsteem. Infoturbesüsteem tuleb meil omavalitsuses rakendada. See tähendab seda, et kõik algab, kuidas sa arvutit kasutad, kus su paroolid on, millised meilid sulle sinna tulevad, kuni selleni välja, et kus asuvad vallavalitsuse võtmed, kui keegi töölt ära läheb, kuidas on ära korraldatud võtmete siis üleandmine ja tagasisaamine, kui keegi kaotab võtme, mis juhtub siin. Et see on riigipoolne kohustus ja maakonnas võtsime selles mõttes rolli laua taha selliselt, et kuna kõik vallad peavad seda ühtselt tegema, Eestis on suhteliselt vähe kompetentseid ettevõtteid, kes suudavad ühele omavalitsusele selle koostada, et me teeme kogu selle EITS-i süsteemi jaoks, me pidime ära lugema sinna kõik oma hallatavad asutused, see käib ka nende kohta. Ja et me läheme ühishankesse, et kui muidu see keskmine hind ühele vallale tuli seal 35+ käibemaks või natukene rohkem, siis täna eiliselt tulid hanke tulemused, et kogu 4 valla peal oli see circa 48 000. Ja see, et me seda 48 000 ei peaks nüüd 4 valla ära jagama, selleks on see KRAV meede, mida sa lugesid vallavalitsuse protokollist, mis on siis maakonna omavalitsuse arendustegevusteks antab ja roll esitab siis selle 48 000 jaoks sinna KRAV meetmesse projekti, et me saaksime selle KRAV meetmega katta kõikide omavalitsuste selle seadusest tuleneva kohustuse ja sealt tekib meil siis oma osalus, kas see on see 2–3 000 2 aasta peale ja selle me saame katta oma majanduskuludest. Et see kohustus jah tuleb. Aga see tähendab ka seda, et me ise, meil on oma EITS siis töörühm loodud, kus on siis vallavanem juhib koos siis meie spetsialistidega, pluss sinna tuleb kaasata ka hallatavate asutuste juhid, et põhimõtteliselt kogu meie see info, mis meil on mitte siin paberite peal, vaid kuskil pilvedes, kuskil arvutites, serverites, selle kohta on siis selline süsteem, et see on, ma ütlen, et tavainimesena võib-olla me ei hoomagi seda, mis analüüs seal juurustab teha, Villu seda jääb. No jah, Triin rääkis ära nüüd see, mis puudutab seda projekti. Iseenesest ülesanne või selle projekti eesmärk on viia siis kogu see korraldus selle tasemeni omavalitsuses, et oleks võimalik siis läbi viia selle infosüsteemi või infoturbesüsteemi auditi, et teha omavalitsus auditi valmiks. Et iseenesest see ei ole midagi uut, vanasti oli selle asja nimi ISKE, ta on üle võetud tegelikult Saksamaa analoogilisest turbesüsteemist ja seda siin rakendati Eestis ka ja ka Märjamaa vallas on varemalt tehtud juba üks audit, näiteks ISKE audit läbi viidud, nii et see EITS on nüüd, ütleme siis, modifitseeritud kohalikele oludele ja jah, ta toob ka tulevikus püsikulud ka kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja see on seadusesse sisse kirjutatud, seadusega kehtestatud, nii et sellest nagu pääsu ei ole. Kord aastas või mingi perioodi tagant tuleb teha siis neid auditeid, kes siis hindavad seda, kas see süsteem on sul endiselt sellises konditsioonis, et ta siis
on vastuvõetav RIA-le ehk siis Riigi Infosüsteemi Ametile, kellel on õigus siis neid omavalitsusi kontrollida, kuidas nad täidavad siis seaduse nõudeid. Nii et see on üks kulukoht, mis on püsikulu tulevikus omavalitsusele. Ja siis on teine küsimus, et lugesin samast protokollist, et majandusosakonnal tahetakse uus Raider osta. Endiselt on küsimus, et kas meil ise teha seda haljastust on ikkagi odav, nagu me tõestame kogu aeg, kui me iga aasta ostame uue Raider. Ja kus vana Raider läheb? Need on asutustele. Allasustele? Jaa, need on päris läbi. Et me oleme see, kas me ise või mitte, et täna me oleme enne siis uut niitmisperioodi, oleme võtnud plaani, et me kaardistame ära, et me kindlasti ei niida järgmine aasta sellises mahus neid golfimurusid võib-olla niisugustest piirkondadest, kus võiks ta olla natukene harvema niitmisega. Et seda me oleme arutanud, et jah, me niidame võib-olla liiga palju, aga samas meil ei ole täna sellist ettepanekut, me võtaks sinna peale hankega niitjad. Pigem mingil hetkel hakkame vaatama seda, et kas meil see haljastuse ja kogu selle majanduspoole peale võiksime seda kuidagi teha kas allasutusena, et me tõstaks seda natukene meie struktuurist välja. Ja lihtsalt võib-olla on mõistlik mingis kohas nagu külavanematega rääkida, et ma ütlen ala kas või teenuse külanäitel, et kui me saaks ka 12 000 maksva Raideri, siis me leiaksime sealt väikse bensiinikulu ja võib-olla väga minimaalse töötasu eest selle inimese, kes selle asjad ära teeks. Et ei peaks 4 meest sõitma sinna teenusele seda muru. Jah, teenusel on ka üks koht, kus võib-olla ei peaks neid niitualasid nii palju. Aga meil on mõnes piirkonnas on see juba täna, et väike bensiinikulu ja seal niidatakse. Täpselt samuti on Varbola, ma arvan, valmis seal ise midagi tegema ja veel mõned külad, sest et ma mõtlen, et see siit keskelt tsentraalselt kaugetesse küladesse minema, et me kujutame ette, et see on hirmus odav, aga tegelikult, kui me võime kõik need numbrid kakku, see ei ole odav. Noh, täna meil ju Vigala piirkonnad on, et meil on Vigalas koha peal oma et see võiks nagu ikkagi nagu mõistlikult uuesti lauale tõsta ja see rahulikult läbi arutada, et kuidas seda nagu mõistlikumalt teha. Üks väike märkus muidugi selle kohta, et juhul, kui need tegijad seal koha peal ei ole meie oma töötajad, siis vallavalitsusel teenuse hankimiseks on vaja läbi viia hange ja see tähendab, et siis on see nagu avatud kõigile, et meie oma kord seda praegu tingib, et juhul, kui me mingisugust teist korda selles osas ei rakenda, siis me peame vallavalitsusel sellest korrast... Me teame, kuidas vanasti ära vahehankeid tegi, et saatis Tiina Lillepoole, saatis kindlatel inimestel hanke küsimised ja me saame seal sektida, et õiged inimesed teha. Lihtsalt tuleb seda mahtu vaadata. Jah, aga lihtsalt, et päris niimoodi kokkuleppel on keeruline vahest. Kindlasti mitte, et me saame teha. Ma mõtlen, et selles kitsas eelarve poliitikas on see vallale odav. Ja kindlasti, nagu sa ütlesid, et tuleb ka need platsid üle vaadata, et mida siis täpselt mitte ja kui suureks maha. Ega odav on neid Raidereid igale pool vastu ka pole. Kohalik inimene teeb nagu seda selle vilgu, et kui on vaja, siis tuleb teha, mitte niimoodi, et täna on see päev, et täna on minu. Vahest padu vihb sadas ja siis poisid kõik niitsid. Ma saan aru, et täna on see päev, aga kas peab vihmaga niitma? Ei pea. Sul vahe on väga sõnumid väikest nagu või nulga. No täpselt. Niimoodi, aga küttekulu. On väikse korrast väiksem. Väiksem, aga suurem läheb topelt näkki. Sest heina mul mõtet niita, tuleb ka muru niituga niitama. No, aga kui sa lased ta leinas vastada. Vahel võib olla mõnes kohas ka aastast sademetest, ilmastikust, et mõni aasta ei või üldse niitma, mõni aasta niidad. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh, vallavanem. Nii, järgmine päevakorrapunkt on Märjamaa valla jäätmekava vastuvõtmine, ettekandja Tiina Valler ja Ott Valdma, palun. Nii, ma tere ka minu poolt. Et eelmine kord siis meil novembris siis volikogu siis määras siis avalikustamiseks selle jäätmekava.
jäätmekavale ettepanekuid ei esitatud. Meil see avalik istung toimus. Avalikul istungil oli üks inimene, küsisin nõusoleku, kas ma võin ta nime ära protokollida koos arvamusega ja siis ta ütles, et jah. Nii et sisuliselt meil arutelu selle üle, jäätmekava üle ei olnud. Kõigil järelikult on selge. Peab olema. Ja siis sisuline pool tegelikult üleüldse inimesed tahavad arutada on selle üle, et kas tõesti peab igal korteriühistul olema 5 kasti. Kas see peab olema meil tõesti igas külakeskuses niimoodi, et see on see teine sisuline pool, mille üle tahetakse rääkida. Kui me uue üldplaneeringu kehtestame, siis meil tegelikult tiheasustuseks jääb ainult Märjamaa alev. Ehk siis tegelikult me ilmselt saame seda oma korda vahepeal muuta. Ja see on see, mis see inimesi hetkel puudutab. Aga see jäätmekava ise, et seal mingid muudatusi ei olnud. Olete kõik selle läbi lugenud, teate, kõik on hästi, liigume õigel teel. Uus hange on kordne eelmise aasta aprillist kehtib juba ja inimesed usinasti sorteerivad. Jah, on probleeme. Keskkonnateenuste infotelefoniks osutub neil liina enamasti kahjuks, sellepärast, et telefoni vastu ei võeta. Aga liigutame, helistame tagasi kui võimalik ja teeme oma igapäevast tööd. Kõik palve võimalikuks. Esimene küsimus, et kas allasutused, kes korraldavad meil avalikke üritusi, kas nemad ei ole ka mitte mingisugust huvi tundnud, et kuidas nemad peaks oma üritustel jäätmete kogumist, sorteerimist kavandama nüüd edaspidi? Sest see sama konkreetne kava puudutab absoluutselt kõiki valla territooriumil toimunud avalikke üritusi. Minu poole küll hetkel ei ole allasutused pöördunud, kuigi oleme kõik teadlikud, et 1. jaanuarist avalikel üritustel peab olema korduvkasutajate nõude kasutamine tagatud, aga jah, vastus küsimusele ei ole allasutused pöördunud. Ma võib-olla nagu täiendan, et mina olen suhelnud Märjamaa valla rahvamajaga ja nendel on olnud selle kohta koolitus suisa, kuidas avalikel üritustel seda teemat käsitleda ja täna on see ühekordsete korduvkasutuse nõude nõue, see ei ole nagu meie välja leiutatud, et see on niisugune ärimudel, kellel on võimalik, siis meil tuleb maakaitsepäev ja meil tulevad hulgid, selline turg on avatud praegu. Siin on 2 teemat, kui need korduvkasutatavast nõudest rääkida, et kas on vallal endal võimekus, kui puudutab allasutusi, hetkel meil seda kindlasti ei ole, või on siis teenusepakkujad erinevad, kes tegelikult osutavad renditeenust. Sinna tahtsingi jõuda, et me nagu võtame selle korra vastu, aga selles mõttes, et allasutused ise pole huvi tundnud, sisuliselt võib-olla ainult see rahvamaja. Meil on neid allasutusi küll ja veel, eks ole, et kuidas siis on nagu lahendatud ära see üritustel, seesama see korduvkasutatavate asi, et võiks ka olla nii-öelda siis valla poolt mingisugune keegi koostööpartner või keegi nagu välja käia, keda siis sinna siis kaasata või midagi, et praegu on see osa nagu täitsa lahti. Et see on üks asi, siis teine asi on see biojäätmete kogumine, et mina ei ole jätkuvalt näinud ringi, et meil oleks suvise loo ajal iga 2 nädala tagant biojäätmete kogumine prügigraafikus. Prügigraafikus tegelikult kajastub kord kuus. Vedu suveperioodil, oktoobrist aprillini peaks olema. Lepingus neid ei ole. Ei ole. Ja seda see eelmine kord tähelepanu juhtida ja seda ei ole ikka veel, et selles mõttes see soe aeg tuleb, varsti hakkab see trall pihta, et see asi on nagu ikka veel lahendamata. Majanduskomisjon. Ja majanduskomisjon saab teis volikogusse vastu võtmiseks. Nii, kas on veel? Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta Märjamaa valla jäätmekava, palun käega märku anda. 18 on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu ja see hääleta. Ei hääleta. Otsus vastu võetud. Väga hea. Järgmine päevakorrapunkt Märjamaa valla
vallavara eeskiri, ettekandja Maigi Linna, palun. Põhimõtteliselt hääletus. Poolik asi jälle. Teie ees on siis volikogu määruse eelnõu, Märjamaa vallavara eeskiri ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22.1 punktis 6 kuulub siis selle eeskirja kehtestamine volikogu pädevusse. Ja selle eelnõu väljatöötamist siis ajendasid esiteks see, et oli vaja ümber reguleerida need sätted, mis puudutasid osavallavalitsus ja lisaks võtsime ka vaatluse alla kogu selle praegu kehtiva vallavara toimimise ja kitsaskohad, mis me näeme seda rakendamisel. Eelnõu siis koosneb 7 peatükist, üldsätted, vallavara omandamine, varaliste kohustuste võtmine, vara kasutusse andmine, võõrandamine, koormamine, mahakandmine, nõuetest loobumine ja rakendussätted. Nagu juba ütlesin, et arvestasime siis seda, millised kitsaskohad on menetlustes, praegu kehtivates menetlustes ja ka nende vara toimingutega, mida ei ole üldse siin praegu kehtivas eeskirjas reguleeritud, et siis nendest on nüüd sisse toodud sellised regulatsioonid, mis räägivad näiteks vallale vara rentimisest, vara üürimisest, kuidas siis kellegi pädevus siin otsuste tegemisel on, teise isiku kinnisasjale vallakasuks koormamine, mida ei ole ka täna kuidagi reguleeritud kehtivas määruses, lisaks siis vara omandamise või vara kasutusse andmise ja võõrandamise puhul on uute põhimõtetena sisse toodud eelläbirääkimiste võimalus. Seda siis juhtudel, kui siis kasutusse antava või võõrandatava varaga on vajalik siis näiteks teha mingisuguseid spetsiaalseid kindlaid investeeringuid või on seda vara vajalik kasutada kindlatel eesmärkidel või selle vara kasutusse andmisel või võõrandamisel luuakse täiendavaid töökohti. Et see eelläbirääkimised on siis seotud selliste tingimustega. Vara kasutusse andmisel otsustuskorras on toodud sisse täiendus osas, mis puudutab, et kui vara senine kasutaja ehk rentnik või üürnik on siis vara kasutanud eesmärgipäraselt, täitnud kõik oma kohustused, et sellisel juhul on võimalik vara rendina andmine otsustuskorras samale rentnikule, kuid siin on jällegi juures uus klausel, mis ütleb seda, et juhul kui seda tahetakse teha, siis tuleb ikkagi kaaluda, et kas kõik eelnevad lepingust tulenevad tingimused on korralikult täidetud, kas vara ei ole vajalik vallale endale näiteks mingite ülesannete täitmiseks või siis, eks ju, on turusituatsioon selline, et sellesama rentniku eelistamine võib-olla ei ole mõistlik võrreldes teiste sama selle pinna soovijatega, nii et selles mõttes kõik need asjad tuleb ennem üle kaaluda. Otsustuskorras vara võõrandamise puhul on samuti toodud sisse täiendus selles osas, mis puudutab peremehetut vara. Meil on siin olnud näiteks nii garaažide teema, et kui see peremehetu vara on heauskses omanduses olnud, et sellisel juhul on ka võimalik seda vara otsustuskorras nendele garaažibokside, näiteks ütleme, et on näite garaažibokside omanikele võõrandada. Et seda meil täna ei ole olnud. Et nüüd on ka see reguleeritud, et selles mõttes on see nagu selline käik ära seadustatud. Vara koormamise juures siis on täpsustatud kõiki neid hoonestusõiguseid, isikliku kasutusõigust, et see menetlus on tehtud selgemaks ja täpsemaks siin eeskirjas ja ära on toodud ka siia see hüpoteegiga koormamise regulatsioon, et kui on asjaõigus ehk siis hoonestusõigus hüpoteegiga koormatud, siis ennem hoonestusõiguse lõppemist on hoonestajal kohustus see hüpoteek kustutada, nii et see ei langeks
vallale tagasi, et vald ei peaks selle eest vastutama, et see on nüüd ka siia korda sisse toodud, et juhul kui, siis igakordsele hoonestajale hoonestusõiguse seadmisel see tingimus on teada ja arvestatav. Et sellised on nagu kõige olulisemad muudatused, põhimõtteliselt jah, on tegemist niisuguse siseregulatsiooni eeskirjaga, mis on nagu meile sisemiselt käitumiseeskirjaks. Kas on küsimusi? Majanduskomisjon? Majanduskomisjon toetas eeskirja kehtestamist. Küsimusi ei ole. Kes on selle poolt, et kehtestada Märjamaa vallavara eeskiri, palun käega märku anda. Kõik on poolt, eeskiri kehtestatud. Järgmine päevakorrapunkt on Märjamaa valla hankekord, ettekandja Ott Valdma, palun. Hea küsimus, kas ma alustan lõpust või algusest, aga äkki alustaks selle lõpust, et see tabeli esimese ette. Siin tabelis on siis märgitud peale uus kord, kuidas see asi käib. See tabel on olnud abimaterjal ka varasemalt, lihtsalt seda ei ole niimoodi avalikult olnud ja ma kirjutasin sellesse lihtsalt sisse, et oleks lihtsam jälgitav, sest kui seda teksti hankekorda ennast lugeda, siis ta on piisavalt keeruline, et ei pruugi täpselt aru saada. Muudatused siis peamiselt on selles plokis B peamiselt ja osaliselt ka siis selle plokis C. Ehk siis asjad teenused kuni 5000 eurot, ehitustööd kuni 10 000 eurot. Seni oli lubatud meil siis asutuse juhil, siis näiteks abivallavanemal, struktuuriüksuse juhil, vallavanemal, osavallavanemal neid pakkumisi võtta, pakkumisi kinnitada. Nüüd siis nimekiri laieneb sellega siis, et ametiasutuse valdkonnas tippspetsialist saab seda ka teha. Ehk siis sisuliselt, kui näiteks heidespetsialist saab tellida, et ei pea enam olema seal abivallavanem ega osakonna juht seal ees, vaid saab ise neid pakkumisi võtta ja neid tellida. Need sisuliselt on need siis kuni siis 90 pakkumisest piisab põhimõtteliselt. Aga mis siis muutub, on siis see, et kuni 5000 eurot on lubatud siis nii, et lepingut ei ole. Üle 5000 euro on igal juhul leping vajalik. Seni meil oli lubatud tegelikult korra järgi niimoodi, et isegi see plokk C, nagu te näete, kuni 60 000 eurot oli lubatud ka ilma lepinguta teha. Aga kuna see tekitas meil osades valitsuse liikmetes küsimusi, kas ikka nii saab, kui sul ei ole ikkagi mingi töö on tellitud, sul ei ole üldse kuupäeva kuskil fikseeritud, sul ei ole garantiitingimusi fikseeritud ja nii edasi, et siis kas ikka nii saab. Noh, nüüd siis enam ei saa. Ja siis nii ongi, et nüüd on ta siia sisse pandud. Tellimiskiri, see nüüd on olemas, siin natukene siis muudetakse veel allpool, nagu te näete, seda keerulisemaks neid asju. Et ja siis jah, pakkumuse esitamise tähtaega, nagu näete, esimesel 2 plokil ei ole, ooteaega samamoodi pole. Et need ooteajad on siis lihthankes, avatud hankes on need ooteajad. Ja pikalt peaks olema siis küsitud. Et meil tegelikult haridusasutuste juhtidele meil oli siis ka üks selline koosolek, kus me seda tutvustasime. Siis ja küsisime tagasisidet ka selles osas, et kas neid väike hankeid, kui palju siis üldse on. Osad vastused on mulle kirjalikult tulnud, osad on mulle tulnud telefoni teel. Nii et teha vähemalt pikk teed, mida siis tehakse kuskil, et kuidas tehakse. Aga nüüd siis see plokk C, selle ma rääkisin läbist enam-vähem ära. See on siis see, mida vallavalitsus kinnitab. Siin sisuline muudatus on see lepingu kohustus, et muu siin ei muutu. Pakkumised ikka kõik nii, et saab siis võtta valdkonna tippspetsialist näiteks, aga tuleb siis vallavalitsusse viia kinnitamisele. Ja lihthange ja avatud hange on need, mis peavad olema, siis need on siis D, E, F
Need on siis need, mis peavad olema hankeplaanis. Ja seal on siis nii, et mis siis on kõige suurem muudatus, ehk siis kõik need dokumendid siis seni on vallavalitsus andnud siis korralduse hanke algatamiseks. On moodustanud siis komisjoni ja komisjon on siis dokumendid koostanud. Mina siis olen, tehnilise kirjelduse on teinud siis valdkonna spetsialist. Leping on meil olnud nii, et lepingu vorm on siis ka tema poolt tehtud või siis on pakkunud selle välja õigusnõunik ja siis on kõik kolmekesi siis on see dokumendid läbi vaadatud ja siis on see hange üles läinud. Aga nüüd siis vallavalitsus soovib siis saada dokumentide siis kinnitamise, muutmise pädevus siis enda kätte ja siis see tähendab seda lihtsalt, et tuleb minna juba täispaketiga valitsusse ja siis valitsus peab kõik tingimused siis kinnitama, sealhulgas siis ka vastavus- ja kvalifitseerimistingimused. Et see on siis selline suurem muudatus. Ja ma rääkisin tegelikult kõik ära, mis on sisulised muudatused ja ma räägin väikestest vormilistest muudatustest ka. Et seni meil tegelikult oli kirjas, et Märjamaa valla liighangete kord, aga õige oleks, et ta nimetab ikkagi hankekorraks, et nii on seaduses kirjas. See on siis üldine nimetus, siis paragrahv 3 oli hetkel on meil kehtivalt kirjas, et tuleb ikkagi esitada siis nii-öelda kõik hanked abi vallavanemale, aga nii see juba ei ole olnud siin juba üle aasta. Et see nüüd me teeme siis tagantjärgi korda. Siis on viidatud siin lõige 10. Lõige 10, nagu te näete, et kõik need investeeringud, mis meil on ikkagi ette nähtud eelarves ja samamoodi tavapärased majandamiskulud, et need siis ikkagi, nendeks ei ole vaja volikokku tulla, siis küsida nõusolekuid. On näiteks, kui soovime elektrihanget teha näiteks 8 aastaks, et siis sellisel juhul meil ei ole vaja volikokku tulla. Ja samamoodi ilmselt ka siis, ma ei tea, suvehooldus, teede talihooldus, need kõik on tavapärane tegevus, et selle jaoks ei ole vaja. Ja samamoodi, kui meil ikkagi on ette nähtud, et me investeeringute kavast 400 000 eurot iga aasta teeme mingisugused teede ehitustöid, siis me teoreetiliselt võime need hanked kulutada välja eelmisel aastal, et meil ei ole vaja selle jaoks tulla siis volikogu nõusolekut küsima. Et ma tean seda, et meil oli hankeplaanis oli töötervishoiu teenus oli sees ja seal oli küsimus ka, et kas meil on asutustel on olemas need vahendid eelarves, et ilmselt see küsimus. Seal on lihtsalt teema see, et tegelikult see hakkab järgmist aastat et need on võimalik planeerida järgmise aasta eelarvesse, selles mõttes, et me hanke saame teha. See tuleb 25 aastane. Jah. Siis paragrahv 6. Paragrahv 6 ei ole üldse enne olemas ideekonkurss. Kuna see on täiesti sätestamata asi meil üldse üheski õigusaktis meil seda ei ole, ideekonkurss, siis nüüd on ta olemas. Me rääkisime 2 olulist asja siis on, tuleb vahet teha, et on siis hangete kord, teine on siis meie vallavara eeskiri. Vallavara eeskiri on siis see, mis reguleerib, mida me müüme ja siis hangete kord on see, et kuidas me siis ostame. Et siis on ideekonkurss, et siis peab olema ikkagi olemas kuskil kirjas. See on olemas. Suurem muudatus, millest ma teile rääkisin, oli siis paragrahv 8. hankemetsa läbiviimine, see on siis see pool, et see on siis see koht, kus sisuliselt keeratakse tagasi 4 aastat hankekord, kus 4 aastat tagasi, siis hankekorra järgi oli siis valitsuse pädevuses kõik asjad. Et nii on. See tegelikult on eelmise korra siis tagasi keeramine. Ja paragrahv 11 ametiasutuse valdkonna spetsialist, mis siia lisandus. Ja mis siit välja läks, oli siis ilmselt oli see
jah, USA varem, et sellist asja nii. Ja ega muud ei olnud. Aga vastutuse osa? Jah, et kui ikkagi hange on tehtud ja ikkagi midagi on nihu sellega seoses. No, meil on siin praegu käes olev lumehange näiteks nagu, jah, et kas see osa ei peaks seal olema sees äkki, et nagu meil on igasuguste seadustega on ikkagi ka sätestatud see osa, et kes siis nagu mingite probleemide korral vastutaja siis nagu on, et vastutus. Meil on niimoodi, et meil on vallavalitsuse korraldusega ja hankeplaaniga on määratud siis, meil on kiires et see läheb siis niipidi. Ja seal on olemas vastutavad isikud, üks on see, kes vastutab hanke läbiviimise eest ja teine on siis see, kes vastutab selle lepingu täitmise eest. Ja lepingu täitmise eest, et toon konkreetselt näited, et kui on lepingu täitmine on ehituse puhul on nees senistes lepingutes pandud niimoodi, siis hankega seotud küsimused pluss siis lepinguga seotud küsimused hanke raames on siis minu nimi seal taga ja lepingu täitmisega seotud küsimused on siis konkreetselt spetsialisti nimi seal taga. Nii et kui räägime näiteks ehitustöö takteerimisest, siis see on konkreetselt siis pädeva spetsialisti teema. Kui me räägime lepingu muutmisest ja siis kas ta on lubatud meie dokumentide järgi, siis on see minu teema. Sest see on nagu see pillerpalli näide oli ka jälle, et seal allkirja andsid seal erinevad inimesed ja lõpuks ei teanud ikka keegi, kes mille eest vastutab. Et see oli nagu ka üks hea näide jälle. Ja oleks jah, et on ametnik on vastutav isik seal ja just see spetsialist, aga meil vist kuidagi moodi see vastutus oli siin hajutatud. Ja siis kui need inimesed veel siin ka ära liikusid, siis oli ka nii, et see tekitas tõesti küsimusi. Et see ei ole hea, kui inimesed ära liikusid. Asjad ikka püsivad paigal. Priit Kärke, palun. Tahtsin seda küsida, et sellest ma saan ju õigesti aru, et 10 000 pluss asjade osta on ja teenuse tellimine on ka täna leping, eks? Täna oli, nagu sa ise ka välja tõid, oli lubatud tegelikult 10 000 pluss? Jah. Nii, siis ma kutsun kaasa mõtlema nüüd. Andres tõi pilti väga hea näite, et hangiti Raider. Raider ületab 10 000 plussi. Ehk minu küsimus on, et kui seda Raiderit nüüd hangiti, kas poodidele saadeti hinna küsimisel ka kaasa lepingu projekt, kas küsiti garantii pikkust ja kui nüüd homme valitsuses ära kinnitatakse, enne kui see Raider ära tuuakse, et te poega sõlmite ostumüügilepingu, ma saan aru, ja siis tuuakse Raider ära, olenemata sellest, kas on ettemaks või valdtasub hiljem. Aitäh! Antud Raideri puhul see hind ei ületanud 10 000, sest tegu, vaadake, on siin käibemaksuvaba summaga. Et 12 000 oli ta siis koos käibega. 12 600. Ei olnud, 12 200. Meil on 22% käibemaks. Et noh, et ta nii täpne oli, siis tegelikult oli tegu nii-öelda läbirääkimistega, et tavapäraselt selline Raider maksab praegu kaubanduses 16 000 millegagi. Võib-olla ütlen ka juurde, et tegelikult 3 pakkumist on seal olemas. Jah, 3 pakkumist on olemas. Ja garantiid on vastavalt siis, täna on 2 aastat ju garantii kõikidel asjadel, mis sa soetad. Ja teine teema on veel see, et see määrus hakkab kehtima 1. märtsis. Ei, aga jutt oli, et see 10 000 pluss oli ju leping ka täna. Ehk põhimõtteliselt, kui ta on 12 200, siis ta on täpselt 10 000. Ei, tänane hankekord räägib sellest, kas on ülemus vastuvõtmise akt või leping. On 2 varianti, me rakendasime seda lepingut üldiselt ehituste puhul. Et leping oli üldiselt ehituste, kui me tellisime ehitust, mis oli väike ehitust, siis selle puhul tuli see leping, aga seal oli võimalus ka see ülemus vastuvõtmise aktiga teha. On tänases selles riigihangete korras sees.
Jaa, ma saan sellest aru. Mul mõttekäik oli lihtsalt, et kaaluda nüüd selle asja mõistlikkus, sest minu jutt oli ka kohe sellest, et see 5000 pluss hakkab puudutama kohe haldusosakonda esimeses järjekorras, kes teeb selliseid natuke suuremaid ostusid. Ja loomulikult, kui täna on nüüd akt ka, siis jaa, et kui nüüd valitsuses ära kinnitatakse ja kiiresti teha, enne kui see jõuab Riigi Teatajasse ja kehtima hakkab, siis on võimalik ka akt enne sõlmida, aga see tähendab ka, et no ma ei oska öelda, et minu meelest, et ma ei loe seda mitte kuidagi nagu loogiliseks, et poest ostes tavaliselt ju akti keegi ei küsigi. See on pigem poe huvi, kui ei ole tegemist ettemaksuga. Ehk kui vald maksab tagant järele, see on tavaline praktika, et täna siin need pakametsad ja saatsid siiani rahumeeli, ta paneb selle kulleri peale, saadab mulle asutusse, sealt võetakse küll allkiri, et me oleme selle kätte saanud, aga see protseduur tähendab ju seda, et igal juhul enne kui Raiderile järgi minnakse, okei, on ta leping või akt, tuleb selline paber valla poolt sõlmida ja alles siis võib selle ära tuua. See on lihtsalt nagu meie kord, mida me ütleme, et ka ostu puhul peab olemas olema, olenemata sellest, nagu, kuidas seda tasutakse. Üldjuhul meil on ikkagi kõik asjad enne ära makstud või siis on leping ja ka väikesed, et sa ütled, et majandusosakond, see on ainukene suur ost majandusosakonna, rohkem see aasta osta midagi ei saa ja nüüd suuri oste üldjuhul ei ole tehtud ka, et mis nii palju maksab. Ma toon ühe näite lihtsalt, meil on, ütleme selles mõttes, ega nende aktide ja lepingutega on tegelikult meil ju olnud ka siin teemasid, et ongi ostetud uksi võib-olla või väikseid asju ja lepingut ei sõlmitud ja tegelikult läksid need asjad niimoodi, et tõenda pärast seda, kuidas need asjad on tehtud, mis kokkulepetega neid asju on tehtud, et eks see on nii ja naapidi, et see ühtepidi me tahaks nagu selle lepinguga mingil määral ennast kindlustada, et see üleandmise vastuvõtmise akt jah, et see tuleb sellisena, aga teistpidi on meil ka mingid väiksed kogemused siukese, ämritesse astu. Ja ettemaksuga on probleeme teada ju, et asutus on ära maksnud ja pärast ei ole firmat ka. Ja teine on see, et selliste väikeste lepingud, need ei ole need pikad siuksed 5-leheküljelised lepingud, et meil on õigusnõunik valmistab ette sellise 1-leheküljelise lepingu, kus on poolte seljataguse kindlustamiseks. Kogemuste põhjalt oleme seda ju ettepaneku selliselt teinud, aga muud ei ole siin taga. Majanduskomisjon toetas. Võib-olla väike märkus siin, et lihtsalt ennem oli ka jutuks, et meie uus haridusnõunik on nagu väga tubli, et vahest ikkagi uued inimesed on positiivne, kui tuleb uusi inimesi. Et tulles selle juurde, et ei ole hea, kui inimesed liiguvad. No natukene ikka, jah. Rooda või repliik? Väike repliik, jah. Väike hankeid me paneme ka riigiamete registrisse üles, et küll need teised projektsed seal meil lepingut ei olnud kaasa, sest me ikkagi mujal tahame lepingut kaasa panna, et seda rakendada, aga fakt on jah see, et asjade ostmisel ei pruugi nagu seda lepingut tõesti olla. See lepingus reaalselt, mis sa lõpuks saad, on see, et kui sa soovid seda osta, siis sa tahad seda lepingut saada ikkagi, kelle käest sa selle ostad. Ainuke asi siis on see, et sa pead ikkagi oma pakkumiskutsus ikkagi näitama ära selle, et sa soovid seda garantiid saada. Et see peab olema ikkagi siis pakkumiskutsus kirjas, et nad näitavad selle ära. Et see on nagu oluline asjade ostmise, sest et jah, et äriühingutele või siis ka siis valdadele, vabavalitsustele ja 2-aastast garantiid ei kehti. Et see on oluline teema. Kas on veel küsimus? Jah, paljud ajavadki selle garantiitingimuste sellega sassi, et see on eraisiku kasutamisele on need 2 aastad, et osad ettevõtetele on osadel asjadel lausa pool aastat ja aastat. Et see ei ole kõigil üheselt 2. Rohkem vist ei ole. Kes on siis selle poolt, et kehtestada Määrimaa valla hankekord, on väga märkanda. Kõik on poolt, hankekord kehtestatud. Järgmine päevakorrapunkt, vallavara võõrandamine enampakkumisel Sae kinnistu, ettekandja Villu Karupana. Järjekordne kinnistu on siis vallavalitsuse poolt see ettepanek on ka toodud volikogu ette,
et saekinnistu asub Orgita külas. Kui te teate, siis seal peale seda, kus on see endine jah. Et seal nüüd ühel pool on vist ütleme mingisugune puidutööettevõte ja siis teisel pool on praegu üks kuivati ja seal keskel on siis valla kinnistu, millega nimeks saekinnistu ja seda me tahamegi maha müüa. Seal asub siis ka üks hoone, mis on sisuliselt on ta lagunenud, mõned seinad on kohati seal püsti ja põrand ka, siis betoonpõrand. Aga vallal nagu oma põhitegevuseks seda vaja ei ole, et kunagi, kui planeerisime siis jäätmejaama asutamist, see jäätmejaama kinnistu on seal saekinnistu vahetus läheduses, siis oli ka mõttes, et ehk annab seda kinnistut selleks otstarbeks kasutada, aga täiendaval vaagimisel ja kaalumisel ikkagi sellest mõttest nagu loobuti. Et ei näinud seda otstarvet ja praegune jäätmejaama kinnistu, see uus eskiisprojekt näeb ette juba seda ikkagi täiesti siis tervikuna teisel kinnistul. Ma ei tea, kas on see pilt ka olemas või kaart, ma mõtlen, et... Ei ole. Ei ole üks tegiti siin. Siin on kood olemas. See on MG ja järjekood. Tuli see küsimus, et kas kuna see on ju riigilt saadud maa, kas sealt tuleb mingi osa tuludest riigile kanda või seoses sellega, et see eraldad või 8 tükiks tehti, et kas siis see kohustus nagu kadus või? Tähendab, seda kohustust ei ole, seda ma tean. Okay. Mis seaduse pügalad või määruse punktid selle taga on, seda ma ei oska siin öelda, aga maakorraldajaga ma eelnevalt selles osas olen konsulteerinud ja maakorraldaja uuris järgi ja ütles, et ei mingeid kohustusi vallal siin selle kinnistu puhul riigi ees ei ole. Aga võimalik küll, et jah, aeg oli see kriteerium. Et seal juures on selle saekinnistu nii-öelda, selle kinnistuga piirneb seal nüüd, kui ülevse poole vaadata, siin ei ole katastriga, nüüd on kataster peal, et selline rombikujuline väiksem kinnistu, mis on ka valla oma ja sellel asub siis üks veereservuaar. Nüüd konsulteerides Päästeametiga, Päästeamet tunnistas, et see reservuaar on neil nii-öelda ametlik veevõtukoht seal ja seetõttu me jätsime selle nagu siis siit erastatavatest nii-öelda välja hetkel, kuigi ka oli laua peal see teema, et kas siis koos selle veevõtukohaga erastada või tähendab võõrandada. Aga seekord jäi siiski nii, et ainult siis saekinnistu. Aga see veevõtukoht nii palju pinda ei vaja ka ilmselt? No jah, ei tervet kinnistut seal nüüd vaja ei lähe, kuigi see on siis ketikinnistu, kui keegi tahab teada, mis nimi sellel on. Et ta on üsna väike, et see ae ise on ka alla 4000 ruudu, üle 3700, see keti on veel väiksem, nii et ma ei tea, kas selle vastu on eraldi selle... Ainult kui see üks selle sae ära ostab, et selle... Jah, et kui koos oleks pandud, jah. Hiljem mingi jõudos. Noh, võimalik, jah. Kas koos on mõned piiripunktid niimoodi müüri peal?
looduses ikka normaalselt. Praegust jookseb otsa müüri sees jookseb katastri. No seda... Alusel kunagi mõõdistatud arvatavasti või kaardi alusel. Nendes velised oli räästakastis. Noh, jah, need pildid muidugi võivad olla nihkes natukene, et siin võib-olla... Reaalsuses, kui kunagi geodepo all läheb ja need õiged punkt hakkab panema, siis saagi panna, sest müür on ees. Kas majanduskomisjon? Jah, majanduskomisjon toetas 10 000. Jah, see hinnast ma ei olnud rääkinudki, et valitsuse poolt välja pakutav allhind oleks siis 10 000 eurot. Kas veel küsimusi? Jah. Kes on selle poolt, et võõrandada enampakkumisel saekinnistu, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Järgmine päevakorrapunkt, nõusoleku andmine Sooniste Leevre tee L4 kinnistu omandamiseks. Ettekandja Villu Karu, palun. Osaühing A ja B Mets pöördus ettepanekuga vallavalitsuse poole, et kus siis pakuti vallavalitsusele nii-öelda osta üks paarisaja meetrine teelõik Sooniste Leevre teest, mis siis praegu kuulub sellele osaühingule. Me oleme selle osaühingult varemat ostnud, mäleta, mis selle tee nimi oli. See oli üks siin möödunud aasta kevadel, kui samuti pakuti umbes sama pikka teejuppi ja siis me vastasime positiivselt sellele, ostsime ära 500 euroga. Nüüd küsitakse meie käest 750 eurot, sellega kaasnevad ka siis kõikvõimalikud need vormistamise kulud, nagu ka eelmine kord. Ja ütleme, et see Sooniste Leevre tee on suures osas valla tee, aga seal on siiski paar lõiku, mis on eraomandis ja jäävad ka praegu eraomandisse veel. Et see sinine lõik seal üleval, kui te näete selle punaste joone lõpus, on see, mida siis pakutakse müüa. Sealt veel edasi natukene siis sinna ristumiseni teise teega on ka veel eratee ja siis siin allpool on üks lõik, mis on eratee, nii et me saame siis selle nii-öelda munitsipaalteed juurde. Aga ega siin rohkem ei olegi suurt midagi lisada, et teedespetsialist oli selle poolt, et see tuleks vallale, see teejupp. Päris korralik tees. Jah, seal vist kohati on seal kusugi isegi must kate pandud. Hooldusraha saab ka juurde riigilt. Jah, nüüd selle jupi pealt saab hooldusraha ka juurde. Majanduskomisjon. Ja, me rääkisime lihtsalt hinna üle, oli see natuke väike diskuteerima, aga ikkagi kokkuvõttes jäi siis see summa, mis oli välja pakkunud. Tänaseks hinna alla pekst. 750. Kas on veel? Ei ole. Kes on selle poolt, et omandada Sooniste Leevre tee L4 kinnistu, palun käega märku anda. Kõik on poolt, otsus võetud. Järgmine päevakorrapunkt on külavanema ametisse valimise kinnitamine. Vabasti külavanemast Kaisa Mohk-Roos. Ega väga siin rääkida pole. Küla valis uue külavanema, kes siis on andnud nõusoleku olla aktiivse eesvedajana, küla arendaja ja hääl. Mis eelmist oli? Sa arvad, et neil läksid suusad risti seal see eelmisega ja siis küla valis uue endale. Ja tähtaeg sai ka. Nii et. Nii. Aga ma loen siin nüüd sellest
sellest vajalikkusest vastu võeti külavanemaks, et ta tegelikult ikkagi, tal ei olegi elukohta põhimõtteliselt ju, Vigalas ju. Ja tegelikult on ta Tallinnas sisse kirjutatud, ta tahtis saada meie kodanikuks, aga Märjamaa vald lükkas selle avalduse tagasi, kuna tal ei olnud elukohta, kus ei tohi elada. Ja tegelikult ütleme see moment, kui see sissekirjutustaotlus tuli, et tol hetkel tõepoolest, et see hoone, kuhu ta soovis sissekirjutus saada, ei olnud eluhoonena, ta oli pigem selline abihoone variandid. Et täna me oleme ikkagi seda meelt, et me räägime inimesega uuesti läbi, vaatame, mis seis on, sest ta ise täna ütleb, et see on elukõlbulik tal, et selles mõttes, kui see on elukõlbulik, eks ta saadab mõned pildid, mõned tõendused selle kohta ja siis selle elukoha registreeringu saaks ära teha, et pigem on meie huvi see, et tulge inimesed meile või et ärge tulge. Aga meile tegelikult statuut ütleb väga selgelt ära, et peab olema vallakodanik ju. Ta ei ütle päris kodanik, selles mõttes ta ütleb, et ta peab olema põhiline elukoht peab olema siin, aga ta ei räägi, et rahvastikuregistri registreeringust, ta ei räägi, et selles mõttes me täna ikkagi ka Jaanikaga seda sai arutatud, et see on nagu see mööda. Susser on praegu tegelikult ikkagi, eks ole. Ta on ikkagi Tallinnast ja ta lihtsalt käib siin lihtsalt. Ja kui ta tahab, selles mõttes, kui see annab talle põhjust siia sisse kirjutada, siis... Ei, see küll, aga... Me ei võtame vastu. Aga Krat oli eelmine, see külavanem on samamoodi. Ei, tema oli sisse kirjutatud. Ei, sisse kirjutatud küll, aga... Tema oli Märjamaa vallas. Jaa, aga ta ei elanud alaliselt siin. Ei, ma lihtsalt... Minul on jumala ükskõik, tulgu kõik, eks ole, aga lihtsalt, et pärast ei tekivad probleemi sellega, et me ei ole korrektselt... Tegelikult on see, et kui see küla on selle inimese valinud, eks selles mõttes mina näen, et ja täna see inimene on ennem seda, kui see küla teda valima hakkas, on tegelikult soovinud see sissekirjutus. Küsimus on selles, et ta ütlebki, et see on tema põhielukoht. No see on võib-olla see, et me peame veel üle vaatama ja ära kontrollima, võib-olla tulebki välja, et see pilt, mida me näeme kuskilt sealt aerofoto pealt või ehitusregistri andmed ei olegi võib-olla tõesed täna, et ongi rohkem midagi muud, et lihtsalt parandame need ära, saab selle sissekirjutuse, siis on asi korras, ja kui see küla tunneb, et see külavanem ei vasta nende ootustele, siis nendel on ju võimalus teha see, et tulla uuesti kokku, valida uus. Okei, las ta tuleb siia, küll me siis räägime. Jah, just. Nii, aga kas on veel küsimus? Järgmisele majanduskomisjoni. Mina ütlen, et siin ei ole küll mõtet inimesega kakkuda, kui tahab see sisse lastega kirjutab. Meil on pikka no me ei saa tähendab, kui ei ole see elu. Aga inimene täitsa kuuse all ja me ei ütle mitte midagi. Ei no mõistlik oleks ikkagi, et mingisugune eluruum oleks ka, kus ikkagi mitte fiktiivselt lihtsalt nagu mõnel siin, et on valla elanik, aga aadressi pole. Aga lähme kas on teemaga seda? Nii, ei ole. Kes on siis selle poolt, et kinnitada Avaste küla uueks külavanemaks Kaisa Mokrus, palun käega märka anda. Kõik on poolt. Oleme jõudnud informatsiooni. Kas on täna informatsiooni? Minul on küsimus, et mul on ka kodanikud pöördunud ja ma ise ka või olen hästi palju mööda sõitnud meie vana bussika eest, et kus on siis EKRE reklaam, et tulge meie EKRE liikmeks Märjamaa osakonda või kus iganes. Ja täna ta on nii inetult siin lumehange sattunud, et kas siis majandusosakond koristaks selle ära või siis EKRE paneks selle asjad paika. Aga olgu see tehtud, sellepärast, et see on väga inetu asi, mis seal on. Vaata üle, et Sörkel käi sinna põllu peale, seal on veel inetu. Jaa, aga tegelikult on jama, eks ole, et see ei ole normaalne, mis toimub, eks ole. Siis ma räägin oma vajad seda, eks ole, väga aitäh. Et siis tuli just, et teed on väga libedad, kas me oleme valmis karestuseks jälle. Et praegult oli just Sipakandis, kus autod on, 3 autot vajus ära. Et vaata just moment, nüüd tuleb see plussi teema, eks ole, et ta teed väga libedaks. Selle asjal tegelikult ei ole ju Ostar, et see karestus toimib ühe päeva. Meil on järgneval +6. Aga see üks päev on väga oluline. Selles mõttes, et kui sa oled seal läbakil, homme seda ei ole, homme ongi juba see. Ja, aga seda küll, aga lihtsalt see on tõsine probleem, nagu eks ole. Siis järgmine küsimus oli avalike ürituste avalduse taotlemine, et inimesed ei oska kuskile pöörduda, et nüüd on see ürituste aeg tulemas, et võib-olla peaks korra siis rääkima, et kelle poolde need peaks pöörduma? Meil on
Vorm on kodule. Ei, ma saan aru, eks ole, aga kuidagi see on peidus või ma ei saa aru, mis seal teemaks on. E-vormi saab täita, aga nii. No igatahes 82-aastane naisterahvas ei leidnud seda ülesse. Et ma tulen seda et jah, et mis ma peaks ütlema kultuurinõunikule. Et helisegi, et ütlebki kultuurinõunikule. Ei, ma lihtsalt küsigi, et kuidas asi oli. Sekretär ka ju, kes vastu võtab, võib ju sealt ka selle plaketi. Ei no ilmselgelt on, kui helistatakse ka valla üldtelefonile küsitakse, siis ka sealtki ja siis viimane, siis ma rohkem ei pea kinni. Varbula rahvamajas on mul ikkagi hinge peal on see, et kuna nüüd on suur ürituste aeg, jälle tulemas vabariigi aastapäeva plakat on isegi kõvem tegija kui Märjamaa valla plakat, eks ole. Ja nüüd on mures sellega, et laulukoorid ei saa teha proovi, see ei ole ruumi. Minu palve on see, et palun vallavalitsusel tegeleda sellega, et need ruumid saaks tühjaks. Kui seda tühjaks aprilliks ei ole saanud, siis majanduskomisjon peab majanduskomisjoni sinna pidama. Ei, mitte koristama, et me tahame näha, et selleks ajaks peab olema asi tehtud. Me peame mingisuguse asja nagu ette panema. Saad aru, kus need inimesed tulevad, teevad oma laulu proovi, kui ei ole võimalik? Ei, need on nii palju juba neid üritusi või neid sa pole lugenud kuulutust Andres või? Sa lugesid lehte. Ei. Meil on vallavara eeskiri ka sätestab koormamise, et siis oma vara sinna tassimida, see on ka vallavara koormamine. Ja, et ikkagi see nagu volikogu poolt, eks ole, et tehke see ära. Siis ja üks informatsioon veel majanduskomisjonile, et 12. märts läheme sauna. Märjamaa sauna, et peame seal, vaatame ära selle sauna olukorra, mis seal on ja siis ka peame ära ka selle komisjoni. Jannoga on räägitud, kokku lepitud. Janno, oli nii, jah? Puistu oli, jah? Puid oli sul, jah? Aga aitäh. Miks ainult majanduskomisjon? Võib-olla volikogu kahjuks volikogu ei mahu. Volikogu puudega mees otsib puudega kas on veel informatsioonis? Mina tahaks tänada kutse eest. Väga ilus kutse oli, aitäh. Seda veel on, et see sama kui siin koolidirektorit kuulata nüüd siin ja kooli ringkäigust nagu tähelepanu kõrva taha panna, et siis võiks ikkagi nagu seda muusika kunstikooli projekti ikkagi nagu vaagida. Ma arvan, et täna on veel võimalus vaagida mingeid asju, et kõike me ei pea jõuga tegema, kui ei ole seda. Nii nagu ma seal ringkäigul ka ütlesin, et ennem kui meil ei ole nii-öelda ristkasutuse teemad selged, ennem kui meil ei ole selge, et kuidas see nii-öelda haldamine ja kasutamine ennem kui selle teemaga nii-öelda hakkesse ei lähe. No võiksime ka Urmas majanduskomisjoni võtta korra selle projekti laua peale. Absoluutselt. Et ma saangi aru, et nagu, et enne me teeme nagu omavahel selgeks, et meil on siis juba see nägemus või teadmine, et mismoodi siis ja mõlemad asutused siis ka kokku lepivad. Mina mäletan seda ajalugu, et meie kunagi, siis olid teised juhid, ju kirjutasime, lausa oli õpetajate pöördumine, sest me nägime seda ruumikasutust, et meilt võetakse ruume ära ja minu meelest täitsa 20 õpetajat kirjutas sellele pöördumisele alla, et me niimoodi ei sooviks, et meilt ruumid ära võetakse. Viimane ringkäik, mitte tänane, vaid oligi ju, rääkisimegi sellest, et saab kasutada kool. Ma ei saa aru, kust on tulnud jälle see. Olid õpetajad olid seal ringkäigul, koolidirektor, mitte praegune, eelmine, olid muusikakooli ja kunstikooli õpetajad. Ma ei tea, nüüd hakkab jälle see. Ristkasutusel ei ole minu mõttes ju vastu viiksel. Neil on ruumi puudus. Nii. Triinu käest küsin. Meil tuleb see haridusteemaline selline arutelu, et mis vormis ja kus ja millal seda plaanib? Siin on olnud jutuks, et volikogu liikmetega istuda laua taha komisjon. Meil oli majanduskomisjonis, siis rääkisin sellest, et eesmärk on teha üks volikogu liikmetega haridusteemas arengupäev, et meie haridusnõunik on võtnud kokku väga palju numbreid, teinud analüüsi, et mõned asjad on sealt puudu või alternatiivid seal transpordi osas, et me arvame, et me saame teha seda märtsi viimasel nädalal, et see on arvanud teile sobiks, mis päev see võiks olla.
päeva sees ja pealelõunane aeg oleks, päris õhtusse me ta lükata ei saa, et ta võtaks ikkagi mõned head tunnid aega, et ei oleks väga kella 1 võiksime alustada juba. No seal peaks ka siis ikkagi see alustusel olema omase riskkäsituse asi uuesti. Et kuna see on tegelikult juba vana läbi arutatud asi, et tegelikult ei ole me saame seal võib-olla puudutada, aga võib-olla see muusika pool on nagu eraldi, et pigem see haridusteemaline kokkusaamine oleks ikkagi meie, ütleme siis välja otse, et see on nagu ikka haridusreformi teema. Mis selline on? Nii, kas on veel? Soovin siis kellega ei kohtu, siis ilusat vabariigi aastapäeva, külastage siis meie üritusi nii reedel, laupäeval kui pühapäeval ja kohtume siis juba järgmises Riigikogus.